Head Eesti riigi pärast muretsevad inimesed, oleme täna kokku tulnud, et rääkida kuhjuvatest probleemidest, mis röövivad Eesti inimestel tuleviku lootuse ning paiskavad meie riigi ühe jõulisemalt allakäiguspiraali. Exceli tabelisse võime ja vormistada praeguse valitsuse hääletorude poolt üles haibutud majanduskasvu tegelik pilt, mis avaneb inimeste ostuvõime languses, elukvaliteedi maandumises, demograafilises surmateekonnas ning valitseva autoritaarsusega mitte jõustava ühe jõulisemas tühistamise vähemuste nimel ideoloogiliste puhastuse käivinud poliitilise aktivistide poolt näitab midagi muud. Meie riiki juhib Reformierakonna ja olematu fantoompartei Eesti 200 10% toetusega valitsus, kelle avaldavad poolehoidu vaid erakondlased, isegi need riigiteenistuste tulusesse toiduahelasse kuuluvad ametnikud. Rahva enamus mõistab aga ühe selgemalt, millesse kaosse on riik ministrid mänguvate võhikute ebaadekvaatse ostuse tulemina jõudnud ning ootab pikksilmi, et Michalik õudukas asenduks tarkusest ja vastutusest kantud juhtimisega. Valitsuse tegevus kinnitab, et Michaliidid vihkavad rahvast, sest üksnes kättemaksu imuga võib seletada olukorda, kus sügavas demograafilises kriisis ei suuda valitsus midagi ette võtta, tagamas lastega peredele kindlus tulevikus. Tulemuseks on Eesti sünnituskorraldaja langemine tasemel 1,16 last naise kohta, rahva säilimiseks peaks kordaja olema vähemalt 2,1. Meil ei jätkuvat raha, et maksta tõhusat lapsetoetusi. Hiljuti teatas sotsiaalminister Karmen Joller siiski uhkusega, et üksik ema toetus tõuseb 80 eurolt koguni 100 eurole ja tõuseks veel, aga vaat seda raha eelarves pole. Kulla vihkavad valitsejad, vaadake üle oma ministeeriumise koosseisud, kus jätkuvad piisavalt võid ja keerutajad, kes tootavale tööle saata. Uurige, kas palgalehti, sealhulgas enda palganumbrid. Kas olete helde palga ikka välja teeninud? Kas teie tooli soojandajast poliitilised nõudnikud väärivad tuhandetesse ulatavat palku? Lõpetaks ametnike armee kasvamise ning nende nuumemise ja leiaksime kohe kümneid ehk isegi 100 miljonit, millega lastega peresid toetada. Koolides pakutava toidu kvaliteedi parandada. Laste kultuuri ja huvihariduse eest maksta. Küsimus on tahtmises ja riigiaparaadi võimalustega vastavusse viimises, mitte raha puudumises. Michalik riik raiskab raha ettevõtmisele, millel pole perspektiivi. Olgu selleks siis Rail Balticu nime all rajatav grandioosne Tallinna-Ikla kiirusalaliin, helde pealeks meil kalli roheenergia maaletoojatele, raha uputamine mõttetusse ja tulemusi mitte andvatesse integratsiooniprogrammitesse või siis miljoni maksma läinud fosforiidi uuringud, mille elu viimine tõukab Eesti tõelise looduskatastroofi ning kiirendab kontrollimatut migratsiooni. Vaid oma rahvast vihkav valitsus käitub sarnaselt. Michaliku valitsuse viha tunnevad ka pensionärid. Eesti pensionid on konkurentsitult ühed Euroopa madalamatest. Terve elu on inimesed maksnud riigile ausalt makse, ehitanud oma tööga unistuse Eestit, mille ees oldi valmis eelmise sajandi 80. lõpus, 90. alguses endast kõik andma. Ja nüüd vireleb Eesti vabaks laulnud rahvas kesise pensioniga, makstes sellest veel makse. Et riik saaks palgata ministeeriumitesse ja ametitesse uusi mitte midagi tegijad, kes aitaks imelisel põllumajandusministrit Terrasel jõuda selgusele sigavuse saladustesse või arvatesse majandusministri Keldal jagada riigieelarvest 2,3 miljonit eurot, mis lapse ohtu ministri sarnane tegelane on otsustanud eraldada riigiasutuse pidude ja praljade korraldamiseks, et selgitada riigiteenistujate reformierakondlikke väärtusi. Euroopa riikides kasutatakse majandusolukorda parandamiseks aktsiate ja majanduse alandamine, mille rahandusminister Jürgen Ligi on aga targem kõigest ja kinnitab, et 24% käibemaks on õnnistus. Kõrge tulumaks aitab tuua meile parema elu ja röövlikud aktsiisid kiirendada teekonna õnnele. Nii elamegi ühtses Euroopas, kus näiteks Hispaanias on enamusele toidukaupadele käibemaks 10 või ka 4%.
Liigi meelest on see aga äärmus rumalus, kui inimestele läheb madala maksukoormusel rohkem raha kätte jätta. Kes Ligi seisukoha nõust on loll ja paha, sest Ligi teab, kust pumbata eelarvesse raha. Vot nii. Aga netikasiinod võib nipust maksusoodustust teha, sest on Ligi meelest igat majandust elavdav meede, mis siis, et riigi rahakotti selle kahtlase niinimetatud eksimuse tõttu kõhnemaks muud. Vihkav valitsus on mõelnud sellegi, kuidas neid mitte toetav rahvas panna valu kannatama. Ja mis oleks lihtsam, kui purustada senine tervishoiusüsteem. Jõudis suurepärase seisu, et kel raha maksab arstikäigu eest hiigelhindu ja kellel napib, paneb kõrvad pea alla. Eesti tervishoiuga on lood kriitilised, sest Tervisekassa ei suuda enam ammu piisavalt arstiteenust tagada. Samas ka Tervisekassa poolt kompenseeritud eriarsti aegu tuleb hea õnne peal jahtida ning kriitilise haigusega inimene jõuab arstile heal juhul alles mitme kuu pärast. On raha eest võimalik saada abi kohe järgmise päeval. Keskpärast perearstist ministriks vupsanud Joller kavatseb aga teha kõik endast oleneva, et muuta arsti juurde saamine tavainimesele veelgi keerulisemaks. Peagi jõuame seisu, kus Jolleri töö kannab vilja ning vahepeal tõusnud keskmine eluiga hakkab taas langema. Sest kui pole arsti ja emasse pöördumine võrdsustatakse riigi reetmisega, ei saa paremat loota. Jürgen Ligi sarnaselt äärmse intelligentsuse ja väljendamatu empaatiaga sotsiaalmeedias oponenti sõimava valitsusliikme kõrval on meika märksa tasakaalumaid ja saavakalamaid ministri tooli kuulajad. Imetlusväärne, kuidas kultuuriminister Purga siitse Diskori käe all kaovad olulised etendusasutused riigipoolse toetuse, loovutades selle vähemuskultuuri eelistavate kisakooridele ning kunstinäituse jõuavad üha enam vaid taolise installatsioonid, mida isegi padanud liberaalrevolutsionäär koduseinale ei riputaks. See on ju kaasaegsest tümpsu armastava daami puhas töövõid, nagu ka helled rahaeraldused vähem kultuuri propageerivad agiitgruppidele ja lolli rahvast moodsa loomingu asju harivatele jutlustajad. Nii kaob eesti keel ja kultuur lõpmatusse ajarängu asendates ägeda ingliskeelse massmeediaga. Valitsus vihkab rahvas, võttes neilt igasuguse kaitse petturite, kurikaelte ja liiklusmõrvarite eest. Moskvas küsitava kõrghariduse saanud siseminister Taro enam isegi ei varja, et ohu korral pole lihtsalt eestlasel abi loota. Politsei isikkoosseisu kärpimine, prokuratuuri ebakompetentsus ning kohtute praktika ühe leebedama karistuse mõistmist on viinud meid õiguskaitsekriisi. Meile öeldakse avalikult, et petturid pole võimalik karistada ja nende poolt tuuri pandud raha tagasi ei saa. Meid harjutatakse teadmisega, et linnaruum muutub noorte kuritegevuste kasvades üha ohtlikumaks, ent selle vastu pole võimalik midagi teha. Jalakäijad ohustavad kõnniteedel, autokiirusel kihutavad elektrirattad ja tõuksid. Ent politsei ei kavatsegi midagi ette võtta ja kerglikluse ohtliku vigastust saanud inimesi ravikulud jäävad läbi Tervisekassa meie kanda. Sest rendifirmad ja seadusevastad liiklusvahendid müüvad ettevõtted ju ei vastuta. Mille muu, kui oma rahva viskamisega võib seletada, et valitsus põeb kas või nahast välja, et lihtsustada migrantide sisenemist kohaliku tööjõule. Tulemused on drastilised. Samal ajal, kui töötuse määr ületab ametlikus hinnangutes 7% ja noorte osas lausa 23%, ei väsi sutid keeldud tegemas kolmandatest riikidest pärit tööjõule senist veelgi vabama liikumise tagamisega. Ida poolt meile jõudnud tööjõust, mis oma inimestele võimalused võtab ning palganumbrite kasvule järjest pidurit tõmbab, pole mõtet kõneldagi. Aga Michalide arust on kõik parimas korras. Täna räägime sellest, et 10% toetusega langenud valitsus peaks tagasi astuma, aga võib-olla juba lähitulevikus pannaks meie suud kinni, sest niinimetatud sõjaaja tsensuuriseadus, mis Riigikokku jõudnud, annab võimaluse opositsioon ja muud nende vastaliselt vaikima sündinud, pole kriitikud, pole probleemi. Kui kõlab ametlik käsk, ärge viigisege ja virisege, vaid nautige õnn, mille Reformierakond on oma imelise poliittehnoloogiatega meie uuele toonud.
tuleb sellele aluda, sest tsensuuriteaduse eiramine toob kaasa karistuse. Tänan, et mind ära kuulasite. Vaatame kõigile usun, et kui ebakompetentide ministrite aeg järgmise valitsuse lõpule jõuab, taandub sündmusöö ning annab maad uuele Koidule. Elagu Eesti, elagu rahvas, kes väärib parimat!